Millist võllipaksust teaksid oma rakendusele jaoks valima? Kui mul oleks $1 iga kord, kui keegi seda küsimust küsib, oleksin ma väga rikas. Tõenäoliselt elaksin kuskil Prantsuse riviera. Tõde on see, et peate meeles pidama, et mida paksem on painduv võll, seda rohkem pöördemomenti suudab see võll edastada, kuid see toimub paindlikkuse arvelt. Kuid vastupidiselt, kui sul on õhem võll, ei ole selle pöördemoment sama suur, kuid see on kindlasti paindlikum. Nüüd on meil 4 erineva paksusega võlli veerand tolli, 6 millimeetrit, 5/16, 8 millimeetrit, 3/8, 10 millimeetrit ja pool tolli, mis on 12 millimeetrit. Nüüd, reegli kohaselt soovite kasutada veerand tolli võlli 2 tolli torus. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et kui vaatate 6 millimeetri võlli painutusradius, märkate, et see on enam-vähem võrdne 2 tollise joone painutusradiusega. Me ei soovita kasutada 8 millimeetri või 5/16 võlli 2 tollise toru sees, kuna nagu näete siin, on 5/16 painutusradius. Suurem kui 2 tollise toru painutusradius. Üldiselt sooviksite kasutada 5/16 või 8 millimeetrit võlli oma 3 ja 4 tolli torude jaoks. Ja peamiselt pehmete ummistuste eemaldamiseks ei toimi see tõeliselt hästi, kui on tegemist 4 tolli ja 3 tolli toru kate eemaldamisega. Selle jaoks soovid sa veidi rohkem pöördemomenti. Ja siis kasutaksid sa 3/8 või 10 millimeetrit võlli. 10 millimeetrit võll, nagu te siit näete, omab ilmselgelt väiksemat painutusradius ja seetõttu soovitaksin teil kasutada 10 millimeetrit või 3/8 tolli võlli 4-6 tolliste torude sees. See sobib hästi katte eemaldamiseks ning ummistuste nii kõvade kui pehmete eemaldamiseks. Kui rääkida 4 tollistest kuni 8 tollisteni torudest, siis sellisel juhul on sul vaja palju rohkem pöördemomenti, et juhtida raskekaalulisi kette katte eemaldamiseks või ummistuste eemaldamiseks ja see oleks ilmselgelt kõige vähem paindlik võll. Nüüd võid kasutada pool tolli võlli 4 tolli torus. Ei ole mingit probleemi, kuid pea meeles, et sul on piiratud arv pöördeid, mille kaudu sa saad läbida, et veenduda, et sa edastad ikka sama palju pöördemomenti kettidele, et oma töö tehtud saada. Loodan, et see aitab sul paremini muista, milline võll on õige valida. Oled alati teretulnud, kui sa pole kindel. Helista meile. Oleme alati valmis sind aitama. Aitäh vaatamast. Tšau!